iga kahedimensioonilise sümboli taga on kolmedimensionaalne energiate liikumine. On ju, et me paneme paberile, üritame joonestada ja joonistada paberil 2D-d, aga kahe dimensiooni taga on alati dünaamikad ja energia liikumised. Et seetõttu see maailm ei ole ju mitte 2D, vaid ta on alati 3D. Seega iga pildi taga on kolmedimensionaalsed energiadünaamikad ja need kas siis on elusat sädet tekitavad algallikaga ühenduses olevad geomeetrilised struktuurid või nad on paraku surevad energiadefitsiidis nii-öelda sümbolid, mis üritavad mingisuguse geomeetria pealt ennast elus hoida. See kõik on siis välja toodud sellesse kahedimensioonilisse elulille pilti. Paljud inimesed seda ei tea, nad lihtsalt arvavad ja mõtlevad, et kui on elulille kujutis, siis see on püha sümbol, seda on niidamast-aadamast igal pool kujutatud, sellest on räägitud, see on õudselt iidne sümbol, aga seda, kuidas see sümbol on tekkinud. Ja no iidne elulille kultus, see iidne on siis jutumärkides, et siin 3-4 000-5000 aastat tagasi, minu jaoks ei ole ammugi enam iidne. Tihedus 2 ja tihedus 3 tasandilt vaadatuna 3-4-5000 aastat nende rasside jaoks mõned nädalad, maksimaalselt mõned kuud. Ja siis me imestame, et kuidas saab läbi vereliinide või läbi Vana-Egiptuste ja Atlantise aegadest alates mingeid asju planeerida, mis tänapäeval võiks juhtuda. Väga-väga lihtsalt. Puhtalt multidimensionaalselt ajakulg erinevates tihedustes on niivõrd erinev, et seal üleval on aeg nii palju aeglaselt, sul on nii palju rohkem seda teadvust, sa saad nii palju rohkem ajale pihta, et meie siin paneme selle kiirrongiga ja me ei hooma absoluutselt, mis on meie kõrval, mis on meie taga, me ei näe isegi seda, mis on meie ees. Et iga sümbol teeb midagi, iga sümbol, mida me vaatame, teeb midagi. See ei ole nii, et ma lihtsalt vaatan mingit sümbolit, aga see on lihtsalt pilt. Ei ole. See mõjutab meid igate pidi, nii palju kui muidugi mõjutada laseme. Ja kas me oleme teadlikud mingid sümbolid vaadates või me ei ole teadlikud? See ei ole nii, et meid juhitakse, manipuleeritakse ja meiega tehakse kõik ainult sellisel nähtaval materiaalsel tasandil. See isegi see spirituaalne asi, see on isegi veel hullem, see on veel lõhkuvam, see on veel karmimate ja pikaajalisemate tagajärgedega. See, kui sul tõmmatakse korra rahaliselt müts pähe, tõused üles, sa saad hakkama, alustad uuesti. Aga kui sa lähed kohta, kus sul saadakse hing kätte, siis see ei ole asi, mida sa nii lihtsalt taastad. Osake näha ja vaadake, millised on suurte korporatsioonide logod ja miks väga palju igalt poolt tuleb välja kuupi, et miks toodetakse seda kuupi igale poole, mis on selle mõte, mis on selle point. Rist on lahti võetud kuup, sõna selle kõige otseses mõttes ja see kõige keskmine pilt, mida te siin näete, siin on vastus olemas. See, et saaks tekkida üldse rist, peab eelnevalt olemas olema kuup. Pentagrammi kultus ja sümbolism täiega eetris. See on ikka täiega eetris, et kus te ei näe pentagrammi, kus te ei näe tähekesi, kus te ei näe laste riided, täiskasvanute riided, firma logod, kõik ainult tähekesi täis. Miks on see nii levinud? Mida see teeb ja loob? Pentagramm on siis konkreetne meelelukustuse võti. Ta on meelelukustuse sümbol, mis tähendab seda, et ta võtab sult ära tunnetusliku mõtlemise, loogilise mõtlemise, ratsionaalse mõtlemise. See on põhjus, miks ta on igal pool eetris. Ma leidsin selle juhuslikult ühest hästi toreda tantraõpetuse kodulehelt. Mis on tantra? Kus tekib tantra? Mida tehakse tantra sessioonidel? Mis energiaid võimendatakse? Ja jutumärkides tähekeste kultus ja sümbolism logodes, et see on ju niivõrd äge ja ilus ja seda igal pool kajastatakse, et see tundub nagu nii muuseas panna täheke kuhugi. Aga ei viitsi milleks hakata vaeva nägema, üldse mõtlema, mis asi see täheke tegelikult on ja miks seda igale pool vaja on kuvada.
ta hoiab meid energeetiliselt kogu aeg sellises siukses ühtlases, naiivses tempos, elutempos, oravrattas. Ei, mul ei ole väga küsida küsimusi, ma lihtsalt lähen sinna, kuhu mass liigub. Ma lihtsalt käin 9-5 tööl, pole mitte midagi, hommikul õhtul tulen koju, chill, võtan õlle, lükkan uudised lahti ja vaatan British Got Talentit. Võtan Heinekeni kõrvale, Conversi jalane on jalas, Starbucksi kohvi on ka, kõrval on võib-olla see Rockstarsi Energy drink ja pärast lähen Walmarti ja siis käin Euronixist läbi ja tiksun niimoodi. Ja tähekesed on silmes. Võtan ühe S-burgeri ka ja niimoodi elatakse. Ja ei saada tegelikult mitte millestki aru, mis toimub. Et see ongi see illusioon. See ongi see illusioon, see ongi see, millest räägitakse, et on illusioon ja Matrix. Vot siin ma küsiks, et mis juhtus? Kas ideed said otsa nagu riigi või kes need riigilipud üldse leiutas või mis nagu toimub? Et kas te olete hakanud nagu mõtlema, et kuidas on võimalik, et kõigil peavad olema mingisugused, ma saan aru, et okei, sa paned tähekese või sa paned vahetavalt on ta pentagram või täheke või siis sa tahad teha seda sümbolit, et sa paned ta mingi teise näiteks geomeetria peale. Näiteks mõni riik otsustab, et kurat, kõigil juba 100 riiki juba kannavad omal seda tähekest. No ma panen teistmoodi. Ei panda. Ja kohe kindlasti ei panda. Siin peaks hakkama inimesed nagu küsima või nägema, mis toimub. Miks on kõikidel riigilippudel ühe geomeetria põhised täheksed? Kas kosmoses lõppesid ideed otsa, kuidas teha viisnurka? Nii, kui see kabal on nii hirmus püha või kõik see kogu see elulill, tähendab enamus inimesi, ma võin julgelt välja öelda 95% vaimsed inimesi, kes, ma ei tea, käivad joogatamas, käivad tantratamas või käivad ükskõik kus mingisugustel rännakutel, sessioonidel, teevad mingisuguseid asju. Ma väga kahtlen, et need inimesed peavad elulille või 10-keskusega kabalapuud näiteks satanismi sümboliks. Nad ei tuleks selle pealegi. Nad nagu mõtleks, millest sa räägid, et elulill on püha. Nagu päriselt. Seesama see elulill on seotud satanismiga. Tahame seda ei taha. Seesama see kabalapuu, mida igal pool räägitakse, on seotud paaliga. Kabala. Okei, praegu me räägime siin terminitest kabal, deep state, kabal. Kus see sõna kabal tekib? Kabal, kabala. Okei. Ma näen siin seoseid, ma ei tea, kas te näete. Et kabal tekibki kabala, see on kabala usk. See ongi seesama elulille usk. Ja nüüd see, mida meile eetrisse pumbatakse kogu aeg, see fake vaimlus, kõik see on kõik seotud sellega. See on üks sama punt, seal ei ole vahet. Üks on lihtsalt selline maine manipulatsioon ja teine on üks spirituaalne manipulatsioon. Nad on võrdväärsed. Tehke lihtsalt nüüd oma tervused. Et ma ei taha hirmutada, aga lihtsalt see lihtsalt nii on. Ja seda sa hakkad siis nägema, kui sa hakkad sümbolitest nagu päriselt sügavalt aru saama, mida mingi sümbol kirjeldab, mida see pentagram kirjeldab, mida see puukene siin silmaga kirjeldab või need puukesed sellised ka väga palju kasutatakse. Madonna siin, mida ta esindab, mida ta näitab? Ta näitabki Bapometi, Kaballi kultust, ta näitab, keda ta usub või tähendab mitte keda, või keda ta esindab. Kõik suurimate superstaaride live esinemised on portaalide loomised. See on otses mõttes portaalide loomised. Seal võetakse see massenergia ja liigutatakse ja tõstetakse nendele ülemisel korrusel astraalis olevatele arhondilikele olemitele söödaks. Et pärast sa seal võib-olla kommilaksu all ei saa aru, sul on jube hea trallallaa, sa nagu muusika jookseb ja bass käib ja see on
elu on lihtsalt ilus. Aga ma arvan, et kui sa seal tagasi, ma ise ei ole sellistes kohtades käinud, ma ei tea. Mul ei ole võrdlusmomenti, ma ei tea, kuidas seal olla, aga ma kujutan ette, et seal järgmine päev nii hea enam ei ole olla. Ma ei tea, ma toon kas või väga lihtsa näite, matemaatilised, geomeetrilised sümbolid. Ma vaatasin erinevad heksagonid ja 3D põhised geomeetrilised tahulised sümbolid. Mitte ükski, mida on meil õpetatud, ei ole sümmeetriline. Mitte ükski. Mis on minu jaoks päris huvitav. Et seal ei ole teatud näiteks 8 tahulisi, mis oleks sümmeetrilised. Seal on 8 tahulised küll, aga need on teistmoodi. Seal on näha, et need on nihkes kaldus valede nurkade all. Ühed nurgad on pikemad kui teised. Meil õpetatakse maast madalast ainult anorgaanilisi mustreid. Mille pealt sa näiteks, ma ei tea, kunagi tulevikus tahad teha endale ettevõtte logo mingitest geomeetrilistest mustritest ja sind on lapsepõlvest saadik õpetatud matemaatiliselt ainult asümmeetrilisi mustreid, siis mille pealt sa üldse oled võimeline kunagi tegema enda ettevõtte logole sümmeetrilist mustrit? Ei olegi, sa ei teagi. Sul puudub 12 matemaatikapõhine mõtlemine ja sümmeetriline mõte, su aju ei pane neid seoseid kokku, su aju on programmeeritud mõtlema nii, et mitte sümmeetriline on sümmeetriline. See on hullumeelne. Ehk siis ma pidevalt mõtlen mitte sümmeetriline, ma näen seda, et see on minu jaoks sümmeetriline. Tegelikult ei ole. Su aju on programmeeritud ja seda programm käib esimeses klassis, sa lähed 7-aastasena sinna majja sisse, sa käid seal majas 12 aastat ja sulle õpetatakse selle aja jooksul või programmeeritakse sind mõtlema selle aja jooksul kindlas suunas ja vastavalt siis selles suunas tegema elus valikuid. Loomulikult ei jää ka selle sümbolism nagu 2 silma vahele või mitte kasutatavaks. Täiega kasutatakse ja ikkagi suurte ja tuntud ettevõtete puhul ja see ei ole nüüd küll juhuslik ja mida me näiteks näeme see Vatikani suur luku ja tagurpidi risti peakatedraali esine joonestub siit ilusti välja vesikapassis. Surnud lukustasüsteem. Ja nagu te näete, siin all on kohe ka yin-yang, mis on täpselt seda kirjeldab. Life and death, white and black on ju. Ja must-valge, kõik hea, halb. Täis vastandumise sümbol genereerib võitlust, sündi surma ja arvatakse, et yin-yang on püha, kuna kõik ongi must-valge ja võrdväärne. Et halb ei saa eksisteerida ilma heata ja hea ei saa eksisteerida ilma halvata. See on kõige haigem mõtlemine üldse, et nii saaks mõelda. Kust üldse saab tekkida orgaanikasse halb? Et mis peaks üldse hea saama eksisteerida halvaga koos. See on nii väändunud ja mõistmatu ja rumal mõtlemine isegi minu jaoks. Ei kõneta ja täiesti ebavajalik ja ebaloogiline arvamus. Kui me täna ei saa aru anorgaanikast, siis me päris kindlasti orgaanikaga ei tegele. Vaimses vaates. Ta ei ole reaalne. Viimased 200 000 aastat on inimkond valinud erinevat anorgaanikat. Aga see ei ole ju valik. Ja seda on päris raske inimestel mõista, et nii pikka aega on hoitud seda kõik sellisena ja planeeritud sellisena. Aga nagu ma eelnevalt mainisin, siis ajad aju erinevates tihedustes ja need rassid, need vanem illuminaadid, kes kontrollivad planeedi väliselt planeeti, siis nende jaoks selliste pikaajaliste asjade planeerimine ei ole mingi probleem. Ja siit muidugi tulevad ju jälle kuup joonistub ilusti välja koos selle enda sabasööva ussi sümboolikaga. Uroboros on selle nimi.
life and death, elu ja surm, trallalla, halb ja hea, ahahaa, ja nii ongi. Noh, tegelikult ei ole. Saab ilma kõige selleta.